kõik on loogiline ja lihtne. See, kes püüab jutlustada midagi jumalast või armastusest või mingit kontseptsiooni, kas see kristlane, kristnaid või maausuline või oma asja edendada. Et see ühtepidi, kui sa vaatad materiaalsest vaatevinklist, et siis justkui headus ei võida, sest inimesed on hästi enesekesksed, hästi kiire on, kõik on hästi fanaatilised, isegi need, kes jutlustavad. Kedagi ei huvita põhimõtteliselt see mingi omakasu püüdmatu, puhas pühendunud Jumala ja teiste teenimine. Niimoodi otseselt, eks ju. Kui sa vaatad argipäevas, et kui sa püüad kedagi peadata või omal ajal levitasin raamatut, siis ka, et see kindel kaotus ühtepidi, aga see üks tark jutustaja ütles, et ei, et kindel võit, et see on optimist. Et Jumal on sinu selja taga, et sellel inimesel on hing ja ülihing ja sina ja sinu ülihing, atma ja paramatma. See on 3 ühe vastu, sest tema hinge kõrval, ta oma hinge unustanud, aga selle tema hinge kõrval oli ülihing, sinu ülihing ja sina tahate teda aidata, eks ju. Edasi, lähemale Jumalale, eks ju, või emakesele loodusele või iseendale. Et see kindel võit, et mille järgi me analüüsime, siis see on sanskriti keeles on samamoodi, ma neid sanskriti keeles sõnu võin öelda muidugi, et sankirtana, sravanam ja seva, 3 asja. Teenimine, siis asjast rääkimine, mõtlemine ja siis sellest jutlustamine, ülistamine, eks ju. Et tavalise inimese puhul ka ütleme, et ma olen mingi rockstaarist või popstaarist sisse võetud. Et ma kogu aeg mõtlen, issand, kuidas ta laulab, kui ilus ta on, eks ju, mõtisklen. Siis ma püüan teha fännklubi, kuidas seal teda, seal inimesi niimoodi jutlustan. Ja siis teenin ka, kogu aeg mõtlen sealt, kuidas teda saaks rohkem. Ühesõnaga, automaatselt on Jumalaga ka nii, et kui sa tead, kui imeline on Jumal, kui sul on mingid teadmised Jumala pühendunutest, nendest püüdlejatest, seal head eeskuju siin ka, eks Jumal on andnud. Kõik on erineval tasemel, aga ikkagi on õnneks sellised siired püüdlejad niivõrd palju, siis on oma mingi väike kogemus. Ja siis automaatselt teed seda, et selle järgi saad vaadata, kuidas areneda, mitte selle järgi, et sa seda askeese sooritad, sul on palju järgi, sa hästi tarka juttu räägid, eks ju, tapasja ja gyana on sul hästi tugev, eks ju. Aga selle järgi palju su oma elus südames, kui sa südamesse vaatad, analüüsid, palju sul on siis, et sa kogu oma selle füüsilise, mentaalse ja hingelise energia, kuidas sa kasutad seda kõike Jumalat teenides, headusest, armastusest rääkides, eks ju. Ja palju sa sellest mõtisked, kas see on sinu põhikruuv. Kui see ei ole, siis oled ka tubli, väga hea. Aga selle järgi, kui seal on 100%, siis võib öelda, et kui sa näed inimeses, et kellelgi on selline, et kogu elu on organiseeritud, et teisi teenida kõige kõrgemat, eks ju, ta ainult sellest räägibki, siis see on väga arenenud hing. Mul on üks kogemus, tuleb ka Mungapõlvest ka, tuli sealt Jagannathapurist üks hindu siia Eestisse, detsembris levitatakse raamatuid, siis ta levitas raamatuid siin, meie ka olime siis Naksis ja siis ma üritasin taga rääkida ja ta oligi sellest, ma saan aru, et sellest kultuuri taustaga ja tal ei olnud sellist urbani värki, oli vähe, minul rohkem sellist urbani värki ja ma rääkisin ka vaimsetel teemadel, aga ka sellistes, sellest lääne ühiskonna võtmed, ta ei saanud midagi aru, ta kogu aeg, mis ma rääkisin, siis ta ja siis hakkas rääkima ikka Nityananda ja Goranga ja oma vaimsetel teemadel, ta oligi oma keha ja tal näha, ta psüühika ei võtnud vastu lihtsalt muud sellist, mis oli isegi kaudne müra et väärik tase.